Tere tulemast kuulama Iluvarjus podcasti, kus me siis täna oleme jõudnud 8. episoodini ja me sukeldume siis sügavamale ilumaailma kui pelgalt glamuuri ja filtrite taha. Me räägime siis päriselt kogemustest, teekondadest, inspiratsioonist ja ka raskustest, mis jäävad tihti varju. Mina olen Silli. Kristel on unustasin ära kurat küll. Täna võtame fookusse midagi suurt. Masterlash Vol 2 on sündmus, mis ei ole lihtsalt koolitus, vaid kogemus omaette. See ühendab oma ala pühendunud ripsmetehnikud ja lamimeistrid. Seekord ootavad ees päris ülesanded, tugigrupid ja demo-workshopid, kus ala tipptegijad näitavad oma saladusi otse koha peal. Meiega on täna siin 2 väga erilist naist, kelle oskused räägivad enda eest. Esimese naisena on meil siis Anna Lepik, kes on rahvusvaheline ripsmemeister, koolitaja, spiiker ja ka kohtunik. Teine kaunis naisterahvas meil on siin täna Kristel Loos, keda ka kindlasti väga paljud teavad kui lashlifti spetsialist, kohtunik ja ka koolitaja. Ja kelle detailne käekiri on siis tuntud tõenäoliselt üle Eesti. Täna on meil võimalus siis kuulda killukest nende maailmast, kuid päris saladused jäävad lavale ja nende nägemiseks tuleb sul olla kohal. Aga tere tulemast! Tere, aitäh kutsumast! Ja väga ilus sissejuhatus. Aga äkki natukene tutvustate ennast, räägite, millega te tegelete igapäevaselt? Nagu tüdrukud juba mainisid, siis mina olen tõesti tänaseks rahvusvaheline koolitaja, spiiker, aga tegelikult igapäevaselt ma teen ka ikkagi tööd klientidega, ajan oma brändi, ajan sotsiaalmeediat, kõike, mis selle tööga kaasneb, et olen igatepidi käed-jalad tööd ripsme asju täis ja täiskohaga tehnik siis nii-öelda alates 2020, et ma tegelikult olen taustast, ma õppisin 2020. No, tegelikult ma esimene koolitus oli 2012, et ma olen tegelikult väga-väga pikalt turul olnud, aga ma otseselt sellele ei rõhu nagu kunagi, sest ma olin hästi pikalt ühe koha peal, töötasin ka Rootsis ja Tallinnas, aga hästi pikalt nagu ühe koha pealt või tegin kooli kõrvalt siis seda asja või teise töö kõrvalt, et ripsmed on olnud mu elus küll aastast 2012, aga reaalsuses täiskohaga karjäär, kus ma jätsin absoluutselt kõik muu maha ja keskendusin ainult sellele, on tegelikult aastast 2020 ja. Nii et tänaseks jah, mul on väike salong, 2 tüdrukut on koos minuga rendivad, siis mul on oma bränd ja olen siis jõudnud ka välismaale koolitama ja koolitan Eestis ka muidugi aktiivselt. Me unustasime ühe tähtsa asja mainida, et sa oled kõige suurema jälgijaskonnaga ripsmetehnik Eestis. Pisiasi. Pisiasi, aga statistiliselt tegelikult Eesti jälgijaid mul on kõige vähem nendest kõikidest, nii et tegelikult ma tulen Eestis suht tihti silmitsi sellega, et inimesed ei tea võib-olla see nimi on läbi käinud, aga isegi ka paljud tehnikud tegelikult nagu, et ma ei teadki, et sa Eestist oled või ma saan sellist nagu tagasisidet, et kuna mul on Insta aastast 2021 tegelikult alles, ma suht algusest peale tegin inglise keeles seda, nii et sest mu sihtmärk ongi olnud natukene võib-olla rahvusvahelisem nagu tasemele jõuda, et siis ma nagu natuke olen kaarega kohati nagu mööda läinud, et tegelikult mulle Eesti jälgijaid nii palju ei ole, kui võiks olla. Nii et jah. Ma käisin ka Anna koolitusel ja mulle tuli modell ja siis ta imestas, et kas see on see Anna Lepik, et ma arvasin, et ta ei ole eestlane, et kuskilt välismaalt, et Eesti tüdruk. Et paljude jaoks on suur üllatus, et Anna on Eesti tüdruk. Täitsa, ja siin nagu täiskohaga tegutsen ka tegelikult. Tegelikult sul on palju nii-öelda kliente, potentsiaalseid kliente, kes kogu aeg käivad, küsivad koolitusi ja kliente sa ka vastu ju võtta. Ei võta, aga tööd ma teen, et ma olen üks nendest koolitajatest nagu ka Kristel, kes ikkagi ei ole nii, et nüüd ma olen 10-aastase koolituskogemusega, vaid ma tõesti jumaldan ka klienditööd, see on minu jaoks kõige lihtsam, kõige nagu toredam, oma püsikliendid on nii mõnus on nendega teha ja jällegi ma tunnen, et see aitab mind hästi palju ka koolitaja töös tegelikult, et kui ma päriselt kogen neid samu probleeme või murekohti või kliendi momente
ise, mitte ainult nagu mingist vanast aastate tagusest kogemusest ja siis räägin oma õpilasele, et kuidas tegema peab, et ma tunnen, et see on üks moment, mis mind tegelikult väga palju aitab ka oma töös ja mulle tõesti meeldib see. Muidugi see maht ei ole mingi 5 päeva nädalas kliente, aga need ajad on möödas. Nii, Kristel. jah, aga Kristel, mis sina tegid Anna koolitusel, kui sa oled lamimeister? No eks ma teen ripsepikendusi ka, aga nüüd viimased 4 aastat ma olen rohkem lashlifti peale keskendunud. Et muidu ripsepikendustega ma alustasin 2014, mis on siis üle 10 aasta tagasi ja minu baaskoolitus oli Kristina ilutoas siin üle ukse seal samas ruumis. Ma läbisin ka teiste asjade kõrvalt, mõtlesin, et õpin ära ja sellest ajast saadik ma tegelikult 8 või 9 aastat Kristinaga töötasingi. Ma olen Kristina ilusalongis siis Lauteri tänaval töötanud, siis ma sain vahepeal lapse ja siis ma läksin Meistri tänava salongi. Ja nüüd tegelikult alles aasta aega tagasi siis ma kolisin enda ette sinna Blissi ilu- ja tervisemajja ja seal hakkas siis natukene siuke kiirem kasv. Et ma alati ütlen ka oma õpilastele koolitusele, et alustada on väga hea kuskil suuremas salongis, sest et sul on see tugi taga. Aga kui sa tahad natukene hakata edasi kuhugi liikuma, kasvama ja siis sa pead oma ette nii-öelda minema korraks, sest et siis tulevad uued katsumused, millega silmitsi seista, millest üle saada, siis peadki kõike hakkama ise tegema, et keegi sind ei tule seal päästma, et probleemne klient lahendada olukordi, mis iganes, et siis pead ise kõigega tegelema. Et siis jah, ja Anna juures ma käisin ennast täiendamas, sest et pikendusi ma teen ka igapäevaselt, et mul ongi jaotunud kliendid, ma arvan, et siuke pooleks täpselt, et kuna pikendustega on see intervall 3 nädalat ja lashliftiga on 6 nädalat, et siis niimoodi enam-vähem ma olen neid kliente teinud, et ma teen päris palju tööd, mul on ikkagi täis tööaeg ja selle kõrvalt ma ka veel koolitan, et tööd on palju, muid tegemisi on palju, aga mulle väga meeldib see klientidega töö. Anna ka alati ütleb, see on nagu, sa tuled nagu koju, sest et see on nagu sinu need püsikad on ju, tihti ongi see, et ma panen klapid kõrva, sest et minu kliendid nagu tihti magavad või kuulavad ka ise midagi, et nende jaoks on see puhkehetk. Ja võt, miks see podcasti idee teil on ka nii äge, sest et mina istungi klapid kõrvas, mul on kogu aeg audioraamatud, podcastid, vahest isegi mingi Netflixist mingisugune lihtsalt siuke meelelahutus kõrval, et siis klientidega töö on alati selline mõnus. Aga koolitamise puhul see on selline vaheldus, et nüüd ma ka hakkasin rohkem täiendkoolitusi nii-öelda tegema ja seal ma tunnen küll, et see nii palju nagu viib mind ka edasi, sest et tihti on sellised küsimused, et ma isegi võib-olla kohe ei oska vastata ja see on fine. Et siis mul on see motivatsioon, et hakata edasi uurima, vastama küsimustele ja ma tunnen, et see väike pinge kogu aeg, et okei, et ma võib-olla pean natukene rohkem niimoodi uurima maad, et siis see arendab meeletult. Et see mugavus võib-olla, kuhu me vahepeal lihtsalt ära mandume või kuskil mugavas kohas salongis teeme tööd, et vahest on vaja natuke seda ebamugavust, mis viib edasi. Tavaliselt öeldaksegi, et seal, kus hakkab sinu ebamugavustunne, sealt hakkab pihta ka tõeline areng, nii et seda on kindlasti vaja vahepeal, jah. Ja koolitamine ei ole ka ilmtingimata, et minu meelest natukene on levinud arusaam, et ta on nüüd koolitajad nagu nii lihtne, tuled kohale, teed oma õpilased ära ja kõik. Et tegelikult ta on teistmoodi väga raske ja ma ütleks, et ma olen pärast koolituspäevi palju rohkem väsinud kui see tava. Vanasti see oli teistmoodi, kui klient pakkus pinget, kes see tuleb, uus on ju pikk päeva, siis nüüd on nagu natukene vastupidi, et teistmoodi pinge, teistmoodi põnevus ja vaheldus. Me just enne, kui me podcasti tulime, siis me tegime üksteisele ripsmeid ja siis me arutasime ka sellest, et milline see meie nii-öelda klient on, et
tõesti on pingeline, kui on hästi võib-olla nõudlik klient või viimasel hetkel midagi tahab, et siis see oma püsiklientidega on alati hästi selline kellega on hea klapp ja toimib. Ja see on suurepärane, kui on see oma kliendibaas just. Et ma siin naeran, me oleme siin mehele läinud koos, lapsi saanud, vahepeal matnud ja kõike muud ka, et hästi selline mõnus on, et sa tunned neid oma inimesi. Nagu öeldakse, tihti su kliendist saab kiiremini su sõbranna, kui su sõbrannast su klient vahel, et meie valdkonnas minu meelest. Aga kuidas teie kaks kokku saite? Me peame selleks tänama oma vanemaid, meie emad on juba mitte lapsepõlve, aga lapsepõlvesõbrannad. Ja meie samamoodi, aga meie teed võib-olla ristusidki uuesti natukene vanemas eas, Tiineka, 18, üks ole. Et kui ma tulin Rootsist tagasi Eestisse, siis ma tulin täiendkoolitusele Kristina ilutuppa ja sealt mind võeti ka kohe tööle, mis oli väga hea, sest ma ei osanud volüümi siis, nii et mina sain volüümi hästi ruttu selgeks too aeg. Ja siis sealt me hakkasime nagu rohkem töökaaslasteks ja rohkem suhtlema ja siis me hakkasime juba, me teeme ikkagi vahelduva eduga aastaid teineteisele ripsmeid ja niimoodi, nagu töö oli üks asi, mis meid uuesti nagu kokku tõi. Jah. Aga muidu me oleme ikkagi, me teame üksteist väga ammu. Ja meie emad on endiselt kusjuures nagu pestikad peaaegu. Kas te olete mõlemad Tallinnast pärit või kust kandist? Mina olen ma ei tea, miks ma eeldan, et te Tallinnast olete, aga meie emad tegelikult tutvusid ikka Valgas. Aga Tallinnast. Mina olen sündinud ja üles kasvanud Tallinnas. Sama. Hoopis teisest Eesti otsast siis kokkuvõttes. Väga huvitav tegelikult. Aga me lasime meie kuulajatel ka mõned küsimused esitada, et nad saaksid olla osa. Teie neid küsimusi veel ei tea, aga esimene küsimus oleks, et mis on teie enda karjääris olnud see üks hetk, mis pani teid mõistma, et nüüd olen ma oma ala spetsialist või kas on üldse olnud sellist hetke? No see tuli ikka väga hilja minu jaoks. Et ikkagi päris pikalt ma tundsin, et ma ei ole veel valmis, ma ei ole nagu veel piisavalt hea, et seda, see enesekindlus võib-olla tuli alles, ma ütlekski võib-olla 3 aastat tagasi, kui see lashlifti teema natukene rohkem hakkas mul minema, et ma võtsingi selle ühe suuna, et ma jätan pikendused natuke tahaplaanile ja ma keskendungi teadmiste poolest rohkem lashliftile. Ja siis, kui ma hakkasin nägema oma õpilaste tulemusi ja üldse nagu enda tulemusi, kuidas ma probleemseid kliente lahendan, probleemseid olukordi, et siis sealt tuligi järjest see, et ma sain jälle hakkama, ma jälle tuli välja, et kuidagi nagu vaikselt tuli, aga ma võin öelda, et väga pikalt seda ei olnud. Et ma arvan, et paljudel on see ka, et ma ei ole veel valmis, et koolitada või ma ei ole valmis, et hinda tõsta, et siis alati on hea, kui keegi on ka kõrval, kes ütleb sulle, et sa meie Annaga oleme, Anna on minu suurim toetaja üldse, ta kogu aeg, et sa oled nii tubli, sa oled, et seda on ka nagu vahest vaja, et keegi usub sinusse, et kui su endasse see usk võib-olla ei ole nii tugev, et siis aga praegu jah, tundub, et hakkab asi käppa saama. Hakkad ise ka uskuma, et oled tubli, ja? Minul oli vist mitu väikest asja, nagu ma enne mainisin ka, ma olin hästi pikalt ühe koha peal ja ei teinud seda nagu nii-öelda täiskohaga ja mitte nii tõsiselt ja mul jäigi üsna pikk paus sisse viimastest koolitustest ja siis see tekitas minus hästi tugeva ebakindlustunde, et kas ma üldse olen hea, kas ma üldse julgen minna koolitusele, et äkki ma teengi, sest kui mina läbisin oma esimesi koolitusi, mind ei õpetatud isegi pesema ripsmeid, on ju, et siis ma nagu pabistasin üldse kuskile täiendusele minna, et ma olen raudselt nii halb, on ju, siis ma sattusin Helena juurde 2021 ja tema oli võib-olla esimene, kes ütles, ma õudselt pabistasin minna, et nagu
keegi nüüd vaatab mu tööd, ma töötasin juba päris mitu aastat tegelikult üksi ka ja see üksi töötamine on ka sihuke 2 otsaga asi on ju, et nagu lähed kohati natuke mugavaks, sest keegi ei tule ütlema sulle, mis asja, et sul mingi kliendil tegelikult halb töö. Nii et Helena ütles, et kuule, et tegelikult ei ole üldse asi nii halb ja mine võistlema. Ja tema, ma mõtlesin, ma ei jõua võistlemiseni üldse mitte kunagi, eks ole. Et temal on see oskus natuke süstida ja natuke motiveerida, nii et eriti tore, et ta tuleb meile üritusele ka rääkima. Nii et siis ma mõtlesin, okei, ma lähen ja panin esimese võistluse kinni ka, kus ma osalesin ja siis ma sain aru, et okei, võib-olla ma ei ole nagu nii halb. Ja siis ma hakkasin tegema ka sotsiaalmeediat, eks ole, et enne seda ma ei julgenud ühtegi oma tööd nagu postitada ka. Ja teine moment oligi see Helena koolitus, siis oli võistlus, et ma sain kinnitust. Ja tegelikult 2 aastat tagasi ma juba koolitasin siis juba vaikselt, et üks sisend on olnud kindlasti see, et sinu poole pöördutakse, et ma tahaks õppida sinu käest, et see on alati selline, oh my god, et kas tõesti, et mind on siis keegi tähele pannud või et keegi päriselt tahab tulla, et kas ma teen koolitusi. See on olnud kindlasti üks moment ja teine tegelikult mu hea kolleeg Julia Harlova, võib-olla paljud ripsmetehnikud teavad teda, et ta on üks ripsmemaailma, üks suurimaid nimesid, üle 100 000 jälgija ikkagi, väga palju rahvusvahelisi koolitusi ja kõike. Ja kui ma tema juures koolitusel käisin 2023 aastal, siis tema ütles küll mulle, mida sa teed siin, et sa nagu ei tohiks enam koolitustel käia, et lõpeta see 5 pingis istumine ära ja hakka ise nagu, et sul on tegelikult kõik need oskud, mul ei ole sulle isegi nagu midagi niimoodi anda. Et sa oled üks nendest õpilastest, kes tegelikult nagu aitab, et pole vaja. Et sellegipoolest ma olen oma loomult selline, kellele väga meeldib õppida ja täiendada ja ma isegi mitte see, et ma tunnen, et mul on õudselt midagi puudu, aga jällegi, et keegi vaataks mu tööd üle, alati igal koolitusel on midagi uut õppida, mingi uus nipp, mingi uus tehnika ja vahel ma tegelikult igatsen kõige rohkem puhtalt siukseid vene volüümi koolitusi, et keegi võtakski mul joonlauaga need lehvikud ette nagu siuke A ja O tehnika lihvimine. Karmi kätte vaja. Natukene nagu vahel lihtsalt, et motivatsiooniks, sa tuledki tagasi, sa nagu saadki seda kindlust, ma saan hakkama ja teine on see, et nagu jällegi midagi uut sa saad nagu alati, mingit uut vaatenurka, mingit uut nippi, olgu see pisiasi või midagi, et selle tõttu mul on õudselt siiamaani, et ma ikkagi olen see 5 õpilane seal pingis endiselt, sest koolitajana ma usun, et sa pead ka ennast, meie valdkond, te teate isegi, areneb nagu konstantselt. Et kui keegi ütleb mulle, ma olen 10-aastase koolitaja staaži, kes ma alati, okei, tore, aga millal su viimane täiendkoolitus tegelikult oli, nagu, et mind hullult ei huvita. Et sa, ja veel, kui sa ei tee kliente ka, et siis mida sa mis tehnikat sa siis õpetad või nagu, mitte isegi seda, aga et see valdkond areneb nii kiiresti ja nii palju, et alati on midagi õppida. Ma teen ka Visby täiendkoolitusi ja sellegipoolest, kui mingi äge koolitaja kuskil tuleb, ma tahan ikka minna õppima ja midagi muud, midagi uut moodi, midagi teistmoodi. Ja lõpuks sa ju koostad oma koolitusmaterjalid nagu töötadki kõik need asjad ise läbi ja paned kokku selle suure kompoti, mis nagu toimib sinu jaoks, mis teeb sellest sinu käekirja ja mis meelitab ka nagu teisi juurde. Nii et jah, need väiksed nüansid on mulle andnud seda kindlust, et okei, midagi ma vist oskan, aga sellegipoolest endiselt mulle meeldib käia, õppida, täiendada ja areneda, et mitte jääda ühe koha peale. Vot tihti peabki keegi kõrvalt sulle ütlema, et kuule, et kaua sa käid seal koolitustel, et sa pead ise oma teadmised. Et sul on tegelikult kõik olemas, on ju. Isegi kui ei ole kõik olemas, siis ta tuleb, et see tuleb. Me õpime alati protsessi käigus. Ja. Aga millised koolitajad te olete? Te väga karmid ei tundu, et... Ma võib-olla olen natuke konkreetsem, aga minuga on kerge. Et kuna ma olen pedagoogide perest, siis mul on ema poolt selline näidis olemas, et kuidas läheneda erinevatele inimestele, sest et igalühel on oma lähenemist vaja. Et sa ei saa kõiki tegelikult niimoodi ritta panna ja mõnel ongi vaja natukene pehmemat lähenemist, mõni tahab kiitust. Mina olen selline inimene, kellel on kiitust vaja, sest et kui ma saan kogu aeg kriitikat, siis mul
käed langevad, ma ei soovi edasi teha. Et siis Anna puhul ka vist oli mingisugune, kas meil oli võistluseelne koolitus ja mul ei olnud usku endasse, siis Anna ütles, et väga hea. Isegi kui seal oli natuke palju liimi, siis Anna ütleb, et natukene võiks vähem, aga väga hea, et me oleme õiges suunas ja selline lähenemine näiteks sobib mulle. Et siis koolitajana ma proovin ka aru saada, mis inimesega tegu on ja siis pakkuda seda, aga ma võin ka väga karm olla. Mitte nagu pahatahtlikult karm, aga halba tööd ikka ei tolereeri selles suhtes. Jah, et kui on, koolitajana ma olen tegutsenud pikalt, sest et mu armas Kristina lükkas mind kohe letti, et mul on vaja koolitajat, et hakka õpetama, et siis ma Kristina materjalidega pikalt tegin. Ja siis on palju olnud juhtumeid, kus sa näed, et inimene ei ole loodud selleks, sellepärast et ripsmed vajavad kindlat kätt, kannatust, et kellel seda kannatust ei ole ja on selline siuke, kui sa näed ära, et inimene ei sobi sinna, siis on vaja võtta ette midagi. Et siis kahjuks jah. Satub selliseid kliente või õpilasi palju, et kes ei ole siis loodud ilutegijaks? Ma ütleks, et mitte palju, aga minul on küll kogemust, kus tänapäeval tänu sotsiaalmeediale on meie valdkond palju tuntum võib-olla ja ma ütleks, et vahel satub küll nooremaid tüdrukuid, kes on TikTokis, Instas näinud, kuidas see protsess välja käib, mis seal teha on. See on nii lihtne, USAs küsitakse 5 sotti selle eest, mis asja, milles probleem on ju. Ja siis nad tulevad koolitusele ja kui nad võtavad selle vasaku ja parema käe pintseti kätte ja mina näiteks mannekeenidel koolitusi läbi ei vii, ma toon kohe nagu modelli, et minu jaoks on olnud kogemus üsna nagu mõttetu mannekeenil, sest ta ei ole võrdväärnegi nagu päris silmale. Et siis nad saavad aru, et okei, tegelikult see ei olegi üldse nii lihtne ja mõni saabki aru, et okei, see vist ei ole mul, et ma ei ütleks, et päris siuke, et et mingi nii halb töö, et ei taha tunnistust anda, aga pigem nad ise saavad aru, et see Instas või TikTokis see võib tunduda nagu mis köki-möki, mis sa teha see rannaga lobised on ju, aga tegelikult see ei ole nii lihtne. See on pigem haruldus, aga vahest mul on ka kogemusi, kus kontoritöö pealt tullakse, tahetakse õppida midagi uut, võib-olla lihtsalt hobi korras natukene seal juurde teenida, aga on näha, et isegi käteasendit ei saagi paika, sellepärast et kontoritöö on üks asi, aga see, et sa pead nüüd teise naiste rahva juurde seal käed panema pea peale ja kõik see, et see tundub mõnele hästi võõras, et siis öeldakse, et see vist ei ole minu jaoks. Aga koolitajana mina nõustun Kristeliga, et tuleb leida õige lähenemine. Küll aga mul on ikkagi kindel koolitusstiil ka ja ma tõesti mõistan, et ma ei pruugi iga ühele sobida või olla nagu sobilik koolitaja, see on okei, et nii nagu on igale tehnikule oma klientuur on ju, nii on igale koolitaja oma õpilane, et ma pigem olen tõesti selline leebem ja ma ütleks, et ma pigem natuke survestan neid nagu kastist välja ka mõtlema, natuke ka ise toime tulema olukorraga, et ma ei taha, et nad koolituse lõpuks õudselt sõltuks ka minust, eks ole, et ma ei taha olla see, kes tänu minule või ma nagu hullult tahaks, et nad oleks niivõrd iseseisvad ja enesekindlad, et nad tunneksid, et nad saavutavad ka midagi ise ilma selleta, et alati nagu on vaja kellegi koolitaja kätt on ju seal juures hoidmiseks. Et ja alati, kui nad saavutavadki midagi, siis mul on alati nii imelik, et kui tüdrukud mingi aitäh, et sa aitasid mul sellega või sellega, et tegelikult ma alati üritan neile sisestada, et sa tegid seda ise, et jaa, ma andsin sulle mingid teadmised, aga päeva lõpuks olid need sinu käekesed võistlustel või Instas või kus iganes, mis aitasid sul sinna jõuda. Et ma hullult, see on võib-olla minu lähenemine, et võib-olla mõni õpilane tahab natukene rohkem sellist käest kinni hoidmist või nagu seda, et
et see tugi või nagu see push imine toimub ka pikalt pärast koolitust, on ju. Et minult võib-olla päris seda ei saa, sest ma ikkagi tahaks, et nad tunneksid, et nad tõesti ongi seda ise saavutanud, et absoluutselt ma suhtlen väga paljude oma õpilastega ka pärast koolitust ja suunan ja juhendan, aga mõni jääb nagu sõltuvussuhtesse minu meelest oma koolitajast, on ju, et kus sa nagu tunned, et ilma ka nagu, noh, et kõike peab nagu nüüd pärast koolitust võib-olla kinnitama või nii, et minu poole satuvad päris paljud täiendkoolituse tüdrukud või mitte täiend, aga lihtsalt, kellel on nagu nii raamistiku mõtlemised mingitest koolitustest, olgu see liimikoguse osas või olgu see, et ainult niimoodi on õige teha ja niimoodi ongi ainult õige ja siis ma ütlen, aga mina palun sul oma koolitusel teha nüüd täiesti vastupidi. Ja siis mul oli isegi siuke lause, et seda, kui mul käsi ei tõuse nagu seda teistmoodi tegema, aga et sunningi võib-olla natuke rohkem nagu katsetama ja leidma oma käekirja, sest konkurents on tohutu tehnikute seas, koolitajate seas, et sa pead suutma ikkagi leidma ka oma vot selle nagu annaks mingi rosina, mis teeb sinust selle erilise, et ma üritan pigem võib-olla seda koolitustel rohkem esile tuua, kui see, et ainult ma ütlen ka koolitustel, mul käib väga tihti tegelikult see lause läbi, et ma ei ole üldse seda meelt, et ainult üks bränd on õige või et ainult üks tehnika on õige või et ainult niimoodi on õige teha, vaid pigem ütlengi, et seni, kuni see ei tee kliendile kahju, kui sinu puhul toimib see, kui see aitab sul teha paremat tööd, kiiremini tööd, milles probleem? Tee seda, mis inimestele meeldib ja kui see ei kahjusta muidugi nagu see on A ja O, aga kõik muu tegelikult tuleb olla nagu veits loomingulisem. Nõus. No koolituste osas ma kunagi ühel täiendkoolitusel käisin, millega ma praegu nõustun väga, mida sa rääkisid, oli see, et see koolitaja küsis, kuidas sa igapäevast tööd teed, siis, et mis pikkuseid sa kasutad. Sa ütlesid talle need ja ta läks teise ruumi ja ta tuli tagasi risti vastupidi asjadega, millega sa polnud harjunud tegutsema. Ehk siis mina tegin näiteks sisenurkasi 6 alates, ta ütles, okei, täna proovime 4 ja ma nägin neid 4 ripsme karvu, ma mõtlesin, et ma jäängi sinna, lihtsalt ma ei näegi neid karvu ja see oli mega hea, sellepärast et kõik pididki tegema täiesti vastupidiseid asju, mida nad on harjunud siis igapäeva töös tegema. Et see oli päris huvitav. Ja see ongi, et tõmbab sellest mugavustsoonist lihtsalt nii välja. Jaa, täpselt. Muidu teed seda sama asja seal lihtsalt ilusti rahulikult ja korralikult, aga mis kasu sellest nagu päeva lõpus on, kui sa ei õpi seal midagi. Nii, aga liigume järgmise küsimuse juurde. Pikk vastus oli esimesele. Ei, äge on nagu selles suhtes, et see teine küsimus ongi natuke ja natukene läheb veits sellega seosesse, võib-olla võtame äkki 3. Sest teine küsimus on see, et kui räägime signature style'ist, siis mis eristab sind teistest tehnikutest või koolitajatest, aga te põhimõtteliselt juba rääkisite selle enam-vähem ära. Nii, võtame järgmise. Aga kas täna edukaks saamine ilumaailmas on rohkem tehnika või nähtavuse küsimus, mis te arvate? Kombo mõlemast ikkagi. Kui sa leiad selle enda tehnika, mitte ilmtingimata, mida teised ei tee või midagi sellist, aga kui sa oskad seda veel müüa ka või kuidagi turundada, nähtavaks teha, siis sa oled suht võitmatu, ma ütleks, et sa pead hästi tegema, sa pead teadma, mida sa teed, aga sa pead oskama ka seda esitleda. Sest kui sa jääd ei julge nii, siis kedagi ei kotti, et sa teed võib-olla mingit megastiili, mida keegi isegi ei tea, kui sa ise ei tee seda nähtavaks. Kuidas keegi peaks leidma sul, eks ole, nii lihtne see ongi. Et meie töö iseloom on väga muutunud, et me Kristeliga tõesti vanast ajast nii-öelda mõlemad toimetame. Minu ajal ei olnud mingit sotsiaalmeediat, no ei olnud, polnud haisu ka mitte, on ju. Ja tegelikult muutis väga-väga palju meie töö iseloom, alates sellest, et nüüd sul tuleb klient juba pildiga, on ju, mida ta tahab, kui seda ei olnud vanasti. Lõpetades sellega, et klient valib oma tehniku ka juba portfoolio järgi, kui tõesti minu ajal oli helistati salongi, kas teil töötab üldse tehnik, töötab, aga kas on aega, on ju, või siis tutvusta, et keegi käis, et sul peab olema kombo mõlemast. Ajad on muutunud. Okei, aga järgmine küsimus, mis on see üks viga, mida alustavad tehnikud sageli teevad ja kuidas sina seda väldiksid? Üks ainult. Üks viga. No siuke võib-olla kõige suurem äkki.
kõige suurem, no vot ongi see hirm ikkagi. ma arvan, et see on suhtumise küsimus, et palju on piiranguid, et no on ka teisi äärmusi, et on liiga palju enesekindlust esimese laksuga, aga ma arvan, et on need piirangud, et üldse see mõni ei tahagi raha vastu võtta ja mõtleb, et mis minu töö, et miks mina peaksin küsima ja kes minu juurde ikka tuleb ja et need hirmud võib-olla. Kui ma peaks ühe väga konkreetse nagu asja välja tooma, siis ma ütleks, et üks suurim viga, mida algajatehnik võib teha, on minna üle ainult valmislehvikute peale. Ühed raskemad õpilased on olnud need, kes teevad klassikat, kes läbisid võib-olla volüümikoolituse, aga nad ei saanud seda täiesti selgeks ja nad on täiesti sõltuvuses valmislehvikutest. Niimoodi, mul ei ole mitte midagi valmislehvikute vastu, absoluutselt mitte, aga kui sa oled nii harjunud, siis tegelikult on päris, et minu soovitus on kasuta valmislehvikut, kui sa tahad, aga püüa vähemalt ükskõik milline tehnika selgeks õppida ka, sest see annab tegelikult sulle nii palju mänguruumi, sest tahad või mitte, valmislehvikud on tänaseks väga kvaliteetsed ka, aga sul tuleb lagi ette varem või hiljem, sest ei ole nendes värvides kõikides, ei ole nii lühikesi pikkusi, mida sul võistlusteks näiteks vaja on. Ei ole, sa pead ikkagi vastavalt kliendile tegema 3D-d, 4D-d mõnele karvale, et sul jääb nagu see mänguruum veits ära, sa ei saa teha eriefekti nagu lainer nii edukalt, et sul tekib varem või hiljem mingi lagi ja siis, kui su klient on juba harjunud, et sa teed hooldust 1,5 tundi ja nüüd sa nagu hakkad justkui nullist seda lehvikut õppima, on väga-väga-väga raske ümber õppida, et ma olen valmislehvikute poolt, kasutage, mina ise ei kasuta, aga kui see on asi, mis sind tõesti hädaolukorras aitab, tee seda, aga please, proovi algus. Ma isegi nagu oma baaskoolitust ma ei näita ka neile, nad ei saaks selle haisu minna, sest esiteks ta on nii palju kallim, siis ta mõtleb, aga miks ma pean volüümi minema õppima, kui ma tegelikult võin osta selle karbikese, on ju. Ja võidki ja see ongi, aga see on nagu nii libe rada, et pärast seda saab mitu aastat kogemusega ja siis sa tunned, et sa tahaks areneda, aga see tööd ei näe ikkagi nii head välja, on ju. Ja siis tavaliselt ma ütlengi, okei, aga me peame hakkama nagu nullist õppima seda lehviku tegemist, et siin pole midagi teha. Et võib-olla see on siuke soovitus, või suurim viga minu silmis, mida kiputakse nagu, millega nagu natukene tehakse enda karjäärile nagu liiga tegelikult või pidurdatakse seda, ütleme nii. Ja see enesekindluse puudumine, see on tegelikult läbivalt kõikides nendes episoodides, mis meil on olnud, siis tundub, et see on tegelikult väga suur probleem. Enesekindluse puudumine ja enda mitte nii väärtustamine, kui tegelikult ongi just see, et nagu sa ütlesid, et Anna ütleb sulle, et sa oled väga tubli, aga sa ise jälle ei näe seda. Et jah, sellega peab midagi ette võtta. Ja täpselt, aga jälle samas seal on väga õhkõrn piir selles nagu liigse enesekindluse ja selle õige enesekindluse vahel, et see võib natukene siukseks ülbeks ka muutuda, vaata. Meil vist Eestis väga palju ei ole selle probleemidega. Eesti naised on nii kuidagi alandlikud, et mis ma siin täpselt. Ja me just kuulasime ka ühte Kristeli Soome, Kristel Sammal, et meil on nii palju Kristeli valdkonnas, minu jaoks ta on nagu Soome Kristel parimas mõttes. Aga te küsisite ka talt, et kui hea on Eesti tehnikute tase on ju, ja tegelikult olles ise koolitanud päris palju välismaal või käinud konverentsidel, Eesti tehnikute tase on üks maailma parimaid, nagu reaalselt parimaid, rääkides Euroopast on ju, ja siis sa vaatad meie hindasid ja sa vaatad seda, no ma ei tea, sa nagu tahad peast kinni hoida, et nagu kuule, võta kanka ennast, nagu sa teed nii head tööd, et nagu kuidas tahakski pushida neid kõiki nagu näidata, et nagu tegelikult meil on lihtsalt nii hea tase ja tüdrukud ise ei usu nagu endasse. Ja seda peakski nagu kuidagi, ma ei tea, kõik korraga kokku leppima, et nüüd sellest hetkest niimoodi, sellepärast, et kui üks teeb, siis ega
teised ei tule sellega kaasa, sest keegi ei julge. Ma ei ole nii hea, et küsida nii palju raha, kes see maksab mulle, et jälle need kõik küsimärgid seal peas. Ja astu samm väljapoole Eestist ja sa oled nagu tippude tipp enamjaolt. Ütleme, ma just mõtlen seda tegelikult keskmist tase, et on ju, et nagu, et need ajad on suht möödas, kus nagu keskmine tase on see, et ikkagi saad halba tööd, on ju. Et Eestis on juba see nii-öelda ka tavatehniku tase, kes võib-olla ei ole ülitugeva Instaga või midagi, juba tema tase on ka väga hea, sest meil on nii kõrge konkurents, on ju, kui kliendile ei meeldi, ta läheb kõrval tuppa, kes mingi teine tegija, on ju, et sa pead nagu hästi oskama minu meelest ja lihtsalt, kui ma vaatan, mis tehakse mujal, puhtalt selle, ma isegi ei teadnud, et meil on nii hea tase, kuniks ma ise hakkasin koolitama välismaal ja hoiad peast kinni. Rääkimata mingist hügieenist või asja, okei, see on teine teema. Ja, aga see on päris hea indikaator, et kui list läheb tühjaks, siis ilmselgelt tuleb peeglisse vaadata ja midagi ette võtta, et viga on sinus, mitte selles, et klient oleks paha. Aga järgmine küsimus on sotsiaalmeedia teemast. Teil tuleb ka seal Masterlashis väga põhjalik töötuba. Oli see töötuba? Ja, ta tegelikult ta on siuke esitlus, et ta ei ole ilmselgelt demotöö, on ju. Ma ei näita, kuidas mingi jah, et see lähenemine on see, et tüdrukutele endal anda siis päriselt ülesandeid ja hakkamegi koha peal mitte lihtsalt nagu suusoojaks rääkima, et sul võiks olla nii või sul võiks olla naa, vaid paneme nad kohe nagu koha peal tegutsema ka, et saaks mingid konkreetsed muudatused, et ja mul on Eestis üks suurimaid jälgijaskondi, aga ma nagu pigem rõhuks sellele, et absoluutselt iga, kui viimne mul jälgi on tulnud orgaaniliselt, et ma ei ole ostnud, et ma mõtlen, et ma ei ole ka nagu tasuliste postituste üldse fänn. Et ma olen küll teinud tänaseks võib-olla 3, ükskord me tegime ürituse raames ühe tasulise ja ükskord ma tegin ka, kui ma alustasin alles ühepäevaste koolitustega. Aga reaalsus on see, et ma pigem ikkagi jagan nippe, mis toimivad täiesti tasuta, mis on igaühele täiesti tehtavad ja me panemegi nagu paika võib-olla väikesed ülesanded ja väikesed plaanid, et kuidas siis natuke elavama, kuidas muutuda sest nii paljud nagu pabistavad postitada, et jällegi see on mingi hirm, on ju, üliilus töö, aga ei julge, et siis natuke teeme nagu seda jällegi kastist välja astumist, natukene julgustame ja panemegi koha peal natuke rohkem tegutsema, nii et siis kes tulevad, siis saavad näha, mis me päriselt teeme, ja mis, need on nagu võtted, mis tõesti toimivad vähemalt, mis on minul toiminud ja on aidanud tegelikult jõuda nii kaugele, kui ma olen jõudnud, et ei ole üldse mingi udujutt ja ei ole mingi tasuline, et hakkan nüüd iga kuu endale mingi 5 sotti sinna alla panema ja küll siis tulevad jälgijad, et mina ise ei ole lihtsalt seda usku. Jälgijad tulevad, aga siis mitte need maksvad selles mõttes, kes sulle mis ei konverteeru sulle hiljem kuidagi nagu kasulikuks või mida sul on hiljem väga raske siis nagu ka ülal pidada, on ju, seda, et kui kõik see on olnud tasuline, siis ta üldiselt tahab seda tasu jäädagi nagu saama, on ju. Et pigem, mis siis teha, et just see engagement tõuseks ja kuidas seda algoritmi siis niimoodi, et ei ole alati kõik algoritmi süü ka, on ju, et tegelikult tuleb natuke ise, mulle meeldib ka vahel süüdistada Instat kõiges aga et nipid, mida olen ise siis katsetanud ja mis on läbi katse-eksitusmeetodi ka, et mitte niisama nagu jutt. Äkki sa tahaksid kuulajatele paljastada ühe nipi näiteks, mis aitaks edasi? Mis aitaks? Et nagu nähtavamaks ennast muuta. Jaa, absoluutselt kõige lihtsam, ilmselt kõige tuntum nipp tänaseks on ikkagi videod, reelsid, et nii väga, kui ma ise punnisin neile vastu ei tahtnud teha, siis päeva lõpuks on ainult reelsid need, mis on tegelikult mul jõudnud kaugemale kuskile, et kui minna ka minu Instasse, siis sa näed, et mul tuleb üks postitus kvartalis võib-olla, kõik muu on tegelikult videod ja põhjus on väga lihtne, videod näidatakse võõrastele, postitused on su enda jälgijatele. Nii et kui sa parajasti üritad kasvada, siis see jälgija on sul juba olemas, sul on vaja nagu kedagi uut. Nii et sellest tulebki siis muuta oma seda lähenemist, et kas sa postitad videosid või postitusi, eks ole, et see on minu number 1 nipp kindlasti. Sellest me koolitusel või sellel üritusel räägime ka, et konkreetselt seda statistikat, et palju üks
hea tasuta video sulle võib tuua ja palju üks postitus võib tuua, et see võib tunduda hirmus, aga tegelikult ma ütleks tänaseks videod on lihtsamad isegi kui postituste tegemine ja et see on mu number 1 nipp kindla peale ja üldse aru saada, kes on sinu sihtgrupp, kellele sa teed nagu seda kõike, et see aitab ka hästi-hästi palju fookust saada ja teeb kogu su töö lihtsamaks. Ma ütlen ausalt, sotsiaalmeedia on mul siuke natuke armastav ja vihkav suhe, et tegelikult on mu kõige raskem osa mu tööst, sest ta ei tule mulle üliloomulikult. Ma ei ole selline, kes võib tundide viisi storydes rääkida ja mingi elu lahata. Ma olen üsna privaatne inimene tegelikult. See ei ole mu jaoks loomulik. Mul ei ole mingit isiklikku influenceri kontot, mis oleks mul aidanud nagu töö, et mul ei ole tegelikult kogemust, et ma olen ise kõike nullist nagu ise kasvatanud ja mul on tõesti, ta võtab nii palju aega ühest küljest ja teisest küljest sa nagu mõtled, mille jaoks ma teen seda vahel kõik, et ma tean, mis tunne on teha Instat ja ta on selline love-hate, ma pean tunnistama, aga sellegi poolest, kui sa nagu närid läbi selle ja teed selle enda jaoks võimalikult lihtsaks, siis sul on võimalik tõesti kasvada päris, need võimalused, mis tegelikult see tasuta platvorm mulle andnud on, ma ei oleks osanud unistada ega ette kujutada, nii et jah, sellest ma kõik räägin siis ka üritusel ka. Ja see on väga hea, et üldse selline ilutegijatele suunatud on, sest me võime ükskõik, ma ei tea, suvalise koolituse võtta, et kuidas müüa ennast, ma ei tea, reklaami, aga ilutegijana ise ennast müüa tegelikult on ju üsna keeruline. Karjääri teha, ja et sulle tuleks rääkima inimene, kes on selle kõik läbi teinud ja tänu oma tööle midagi saavutanud. Et ei ole niisama jutupuhu. Juba sellepärast tasub tulla üritusele. Et mujalt seda ei saa. Nii, mida teeksite teisiti, kui saaksite oma teekonda uuesti alustada? Ma olen mõelnud nii palju ma ei tea, ega sa ei tea, kui sa oleks nüüd mingi teise sammu astunud, et siis oleks sul praegu kõik võib-olla teistmoodi, et ma arvan, et ei oleks vaja midagi muuta. Mina enda puhul ütleks küll niimoodi, et kogu see teekond viib sind täpselt sinna, kuhu sul on vaja välja jõuda. Isegi kui on mingid komistused või mida sa nagu nii väga lihtsalt kahetsed, siis see pidi juhtuma. Ma olen nii suur uskuja, et it's meant to be, et kõik on sinu enda hüvanguks. Ma arvan, et ma nõustun natukene, või tegelikult nõustun täiesti, et kõik läheb nii, nagu peab minema, aga teisalt ma ikka piitsutan ennast korralikult tagant ka, et kui ma oleks, alustama kas või Instast, tõesti, ma ütlesin, ma olen aastast 2012, kui ma oleks julgenud kas või kohe alguses hakata tegema, ma arvan, et ma oleks, ma ei tea kus kohas, aga ma arvan täiesti teises kohas, sest mina tegin oma Insta ja ma ei julgenud, oligi puhtalt see nagu hirmu koht, et kes see ikka vaatab või mida iganes on ju, et tegelikult see on ju alates aastast 2021 on nagu väga hilja, et siis juba oli sotsiaalmeedia väga levinud ilutegijate seas ka, et vahel ma mõtlen küll, et kui ma oleks varem alustanud, et see on üks asi, mida ma pushin oma õpilastel ka, et baaskoolitusel nad lahkuvad oma Instaga juba siis nagu, mis siis, et sa oled algaja, mis siis, et sa veel teed aeglaselt või ei julge, et me aitame juba esimesest päevast alates teha koos sisu, sest see on lihtsalt nii oluline, nagu sa ka enne ütlesid Silli, et kumb on olulisem, kas see, et sa oskad või nagu nähtavus. Need on käsikäes tänapäeval ja nähtavus on väga oluline asi, et jah, ma oleks, kui mul oleks siuke võimalus, siis ma läheks nagu ajas tagasi ja lihtsalt alustaks varem selle kõigega. Ja kui palju tipptegijatelt sa kuuled, et nagu just see Insta oligi see asi, mis tegelikult üleöö võib-olla neist tegi siis mingid nagu tegijad, et see on oluline ja mida varem sa hakkad pihta, seda parem, sest tõesti vahel on elu teistsugune, sa pead kolima kuskile, sa pead uuest kohast alustama. Portfoolio on üks asi, mis tuleb sinuga alati igale poole kaasa, et hakkab ja kui sa ei oska, siis lihtsalt hakka tegema seda, et nagu okei, ma ei oska ka paljusid asju, aga kuidas sa õpid, sa peadki lihtsalt alustama. Ära siis kas või postita, aga vähemalt hakka tegema, kuni sa leiad selle õige nurga, kuni sa leiad, et nii palju kuuled neid vabandusi, aga mul on mingi halb telefon või mul on mingi too või lihtsalt hakka tegema nagu isegi ülihea telefon võib olla halb, kui sa ei oska seda kasutada, sa pead õppima seda kasutama, aga sa õpidki
kui sa võtad kätte selle, et ja sul ei ole vaja selleks ilmtingimata mingi ülikalleid vahendeid või koolitusi isegi, vaid lihtsalt peale hakkamist, et natukene, mina nagu, ma ei kahetse mitte midagi, ma olen täpselt siin, kus ma pean olema õigel ajal, aga ma kahetsen, et ma nagu nii hilja kuidagi astusin enda mugavustsoonist välja. Ja, aga ma arvan, et päris paljusid hoiab tagasi just see Insta teemal see, et nad ei julge enda näoga minna näiteks sinna story'sse ja mis ma nüüd ütlen, teine mõtleb, ma ei tea, et ma olen nii nõme, vaata, paks näen välja ka veel. No ma ei tea, kui sa ise teiste kohta niimoodi, mina ei mõtle isiklikult kellegi teise kohta, nii et isegi kui keegi mõtleb, naise pea teeb ju imesid, et siin on nagu mida ige... Seda küll, aga... Eks igal ühel on omad hirmud seoses selle enda nii-öelda esitlemisega, ega mina ka alles ju, kuna me siin hakkasime tegema neid story'sid, et ma enda koha pealt võin küll öelda, et pikalt on see plokk ees kuidagi, et et mis see nagu, kuna ma astun selle sammu, et hakata nagu rohkem nii-öelda näitama, sest et fakt on see, et inimesed tahavad näha sind, nad tahavad näha kaadri taha, nad tahavad neid huvitab teiste elu. Tänapäeval see nii on. Ja minu üks soovitus olekski see, et ole lihtsalt sina ise. Kui see kellelegi ei meeldi, siis see on nende teema, et see ei puutu sinusse ja kui sa oled sina ise, siis sa leiad need enda inimesed, oma jälgijaskonna, oma õpilased, oma kliendid, et tuleks kõik nagu harmooniliselt. Lihtsalt ole sina ise ja vahest lähebki nässu. Mina tegin näiteks neid Masterlashi story'sid niimoodi, et ma filmisin ennast ja siis mingi, issand, jälle läks asja, davai uuesti, paned mingi, okei, davai uuesti. Ja siis lõpuks nagu mingi läheb paika, okei, ja nüüd ma olen siin rattas ja nüüd läks käima, vaata. Et ma arvan, et kõige hirmsam on see esimese sammu astumine, aga pärast on palju parem, sest oma näoga on alati kergem sõnumeid edastada, sa oled nagu relevantne, inimesed nagu suhestuvad sinuga paremini. Ja see kõnetab kindlasti palju rohkem. Kui ilusti disainitud seal tekstikes. Mina tegin ka äkki esimest korda oma näoga ka, võib-olla alles eelmine aastani ja see tõesti avab palju rohkem uksi nagu, et inimene et minu puhul oli võib-olla see, et teil on ägedad tööd ja asjad, aga nad isegi ei tea muidu, et ma inglise keelt võib-olla räägin, või et ma eesti keelt on ju, teistpidi on ju, et paljud ei teadnud, ma isegi eesti keeles räägin. Et siis nagu, et siis kui nad lõpuks kuulsid nagu, siis tõesti ma nägin, see kajastus igatepidi, see kajastus jälgijates, see kajastus toodete müügis, see kajastus koolituste huvides, sest nüüd nad lõpuks teavad, kes see taga on ja see tõesti müüb. Nii et ma ei ütle seda, et iga su teine postitus peab olema sinust või midagi sellist. Liiga palju ka pole. Aga inimene tegelikult tahab teada, kellega ta räägib, et see on oluline, et sellest tuleb just üle saada, lihtsalt tuleb üle saada. Ja kindlasti enda kogemust, et sellest ajast, kui ma hakkasin tegema üldse, et julgesin ka, siis võtsin ka 10 võtet ikka, et oleks siit ja sealt ja parim valgus ja nii, et nüüd juba läheb niimoodi, et enam-vähem, et selles mõttes ei ole enam nii enesekriitiline, aga need jälgijad suhestuvad ja nad kontakteeruvad nii palju rohkem, et tekibki selline kogukond. Ja juba ongi see, et sa lähed kuskile üritusele, inimene tunnebki sind ära, muidu on see, et aga kes see on, aga nüüd tullaksegi juurde ja et nii tore sind päriselus näha, et tegelikult on hästi vahva. Ja ma küsisin ka kunagi Eerikalt nõu, et nagu kuidas sa teed neid näoga story'sid, et ma ikka ma teen ka nagu Kristel on ju, et ma ikkagi filmin oma, mul tundub seal kaamera nagu parem. See Eerik ütleb, ma isegi ei kuula neid kunagi, et ma panen otse üles, sinna ma ei ole veel jõudnud, et ma otse Instasse filmiks, aga võib-olla kunagi jõuame sinna ka, aga see on, ka meil on see protsess, nagu see võtab aega, aga sellega lihtsalt tuleb hakata tegema ja ongi kogu lugu. Lihtsalt peab tegema. Ja keegi ei ütle, et sa pead kohe hakkama endast story'si postitama, kui sa Instagrami teed, panedki oma tööpilte sellesse, mingi pildi sa tõenäoliselt endast ikka leiad, et panna endast mingi postitus, kus sa tutvustadki ennast, kes sa oled, et aga see klient ja inimene ja jälgija näeb, milline sa oled, et nende story'deni tõenäoliselt igaüks jõuab mingi hetk kindlasti. Ja kui mina lähen kuhugi, siis ma pean teadma, kelle juurde ma lähen, kas ta on ja et kas ta on minu inimene või mitte, et see on oluline.
Ja ma võin lohutuseks öelda, et nii palju, kui ma olen teinud neid näoga storysid, minul ei ole keegi veel kirjutanud, et issand nii nõme vaks. Nii loll jutt või nõme. Mul oli hääle tõttu, nagu ma pabistasin, et nii nõme hääl, ma nagu ei taha kuulata enne seda, et kuidas siis teised keegi tahavad kuulata. Kõige hullem ongi see, et salvestad on ju, paned story'd ära, et okei, nüüd on tehtud, ma ei pea neid kunagi kuulama. Siis kõrvaltoas mees paneb põhja ja kuulab. Kõik story'd läbi, palun, tahan kuulda seda. Aga sulle ei meeldi oma hääl või? Aga see on vist ka levinud nagu... Ma arvan, et sa ise kuuled teistmoodi muidugi, kuuledki. Kusjuures seda podcast'i tehes meil oli ka, et ma kirjutasin Sillile, ma ütlesin, et täiesti lõpp, ma kuulan enda nagu häält siit ja see ei ole üldse nagu mina, kes seal räägin. Ja siis ma küsisin ta käest, et kui sa nüüd enda häält kuulad, kas sa tunned ära nagu, et sa oled sina või et mina kuulen, et sa oled sina, aga et kas sina ka kuuled, et sa oled sina. Et see on nagu kui ma ise ennast kuulen, siis mul on siuke tunne nagu keegi teine üldse mul on räägiks. peas ka parem hääl tegelikult. Et sa oled harjunud kuidagi muud moodi kuulma seda nagu. Ja see on väga ebamugav, kui keegi su kõrval paneb selle käima ja siis sa oled nagu mingi pane kinni palun või võta mingid klapid, kuula sellega, vaata, sa ei pea minu juures seda kuulama. See on hea naljakas. Ma suudan enda seda häält kuulata. Mul on vist see, jah. Siis vahel ma vaatan ka, kas ma tõesti, kas ma peaks botoxid panema, nagu näomiimikalist on üle terve selle naishääl. Nagu see kõik, siis mõtlen, okei, vahet ei ole. Seal on mina, nagu ma ei saa midagi teha, nii et nii on. Igal inimesel on omad mingid kompleksid. Aga sellest tuleb üle olla, seda ma ütlengi, et keegi ei ole mulle veel kirjutanud. Mina poleks mitte kunagi mõelnud selle peale, siis inimene enda peas, oi, mul on siit nii suur ja sealt on nii vähe. Aga see on nagu naljakas selles suhtes, et ma ütlesin, et nagu imelik on enda häält kuulata, aga ma kuulan neid osasi enne, kui me ülesse paneme ja siis mul on vahepeal on küll siuksed hetked ka vaata, et no ma olen selle häälega juba ära harjunud, see on midagi, mida ma muuta ei saa ja siis vahest on sellised laused, kus sa kuuled ennast rääkimist, siis mõtled, mine pekki, mina ütlesin niimoodi, vaata, sa oled ise ka nagu mingi vau, teagi midagi. Go girl. Nagu, et tuleb isegi normaalset teksti suust välja, vaata, meil ei ole sa ise imestada, et No nii, võtame järgmise küsimuse. jah. Kuidas hoida oma fookust ja säilitada kirg, kui ümber on nii palju müra? Ehk siis seda, ma arvan, et ongi mõeldud just, et sotsiaalmeedias sa ju võrdled ikkagi, scrollid ringis ja see teeb täiuslikku tööd, kuidas ma panen nagu. Jälle, ebakindlus. Et kuidas seda kirge siis säilitada? Ja mina tean vastust. Koolitused. Minu jaoks toimib koolitused, ma ei tea, et kas teil on mingid paremaid nippe? Jah, no. Igasugused koolitused, üritused, konverentsid, võistlused, need annavad nii palju juurde. Ma alati nagu eelmisel Masterlashil ka, kui palju tüdrukuid kirjutas meile, et oh my god, ma sõidan nüüd sellel laineharjal nii pikalt, et nüüd nii palju motti ma tellisin need asjad, ma hakkasin tegema, saadetakse pilte, vaata, kuidas mu töö välja tuli, et mul ei oleks selline töö tulnud, kui ma poleks nagu näinud, kuidas sina nagu ette näitasid. Ja lihtsalt nagu mitu kuud saame siukseid ägedaid kirju ja ma arvan, et koolitused, üritused ja üldse see omavahel suhtlemine, motiveerimine, see nii palju aitab. Jah, mu esimene soovitus oleks ka, ma tean, et seda on raske teha, aga üldse mitte võrrelda nagu teistega ka, et ka mina olen läbinud selle, kus ma tunnen võib-olla, et tema postitas nii ja minul nagu minu video ei läinud võib-olla nagu nii, ma ei tea, käima või ei saa nii palju vaatamisi või sul tekib see nagu võrdlusmoment. Ta kahjuks on täielik rõõmu ja üldse kõige nagu röövel, et ma tõesti soovitan, no ja mis siis, et keegi teine postitab nii või naa või nagu neid postitajaid ongi ju tänaseks, ma ei tea, Instas on ju mingi miljardeid või miljoneid vähemalt kasutajaid, et nagu oluline on, et sa leiadki selle oma käekirja, et sa lihtsalt sõltumata sellest, mida keegi teine kuskil kõrval teeb. See tegelikult puudutab kõike, nii hinnakirjasid kui ka postitusi kui ka Instat ja mis siis, et ühel on 10 000 jälgijat ja teisel on 5, nagu see ei tähenda, et sa oled kuidagi moodi nagu kehvem või halvem. Et ma tean, et on raske. Tahaks ikkagi vaadata või vaatad oma, ma ei tea, tüdrukud, kellega võib-olla koos käisite mingi baaskoolitusel, miks tema läheb nii palju paremini või midagi. Et
see ei vii mitte kuskile kahjuks, nagu tõesti see ei vii mitte kuskile. Kui sa kasutad Insbox või kui sa suudad sellest nagu üks hetk üle saada, siis kõik, mida sa näed teisi postitamast, pigem innustab sind. Kui see, et püüagi seda võtta inspiratsioonina, mitte selleks, et nüüd ma ei taha midagi teha, sest nagu et nii paljudel on see, et mingi, no temal sai 10 000 vaatamist, minul sai 1, on ju. Mis mõttega ma siis nagu teen, on ju, et ei tekiks nagu seda momenti. Ma ütleks ka pigem, et kerge öelda, on ju, aga võttagi nagu seda kui inspiratsiooni, et inspireeruda teistest, et mitte võtta seda kui, et ma pean võistlema kellegagi või midagi sellist, vaid proovidki nagu seda eeskuju võtta ja tehagi. Eks see on, kõik vajab harjutamist, enne kui sa nii-öelda eksperdiks saad, sa pead tööd tegema, sa pead tunde ja tunde harjutama ja kui palju nagu tegelikult 10 aastat on ju iluvaldkonda, kui palju on tehtud mingit jama ja kui palju on ka mingeid pisaraid ja seda, et ma ei taha teha seda ja seda läbipõlemist ja siis lõpuks, kui on need tunnid nii-öelda selja taga ja töö on tehtud, siis lõpuks hakkab ju asja saama ja tõesti, ma soovitan ka proovida nagu nautida seda protsessi ja seda kasvamist, sest väga tihti sa tegelikult vaatad tagasi, ütleme ka, mul oli kunagi, et kui ma jõuan 5000 jälgijani, et siis ma olen tehtud tegija, on ju. Tegelikult ei ole üldse nii, see võib-olla mingil määral läheb hullemaks, sest sa tahad kogu aeg seda, nagu sa võistled ka iseendaga, seda trumbata, okei, et miks mul see video sai nii palju vaatamisi või too sai nii vähe, on ju. Et seda motivatsiooni aitabki tegelikult üleval hoida lihtsalt see, et sa proovidki veel ja proovid asju, mis toimivad ja inspireerudki teistest, aga kui sa loodad selle peale, et kui ma saan selle 1000 jälgijat täis, et siis läheb elu lihtsamaks, tegelikult ei lähe, nii et ära isegi jää sinna tsüklisse, kus sa võrdled ennast teistega või teiste jälgijatega või midagi, vaid pigem proovi nautida seda. Tänaseks, ma ütlesin, mul on love-hate Instaga, aga tänaseks ma pigem olen ikkagi õppinud nagu armastama seda, sest ma armastan seda protsessi nüüd, et ma olen teinud selle enda jaoks niivõrd mitte mänguliseks, aga niivõrd nagu loomulikuks, et ma tõesti nagu naudin seda versus, ma ei tea, aasta aega tagasi see oli nagu iga kord sa nagu postitad midagi ja siis sa mingi 2 tundi jutti stressad, refresh'id, et miks ta ei saa vaatamisi või miks issam, selle asemel, et 5 jälget juurde saada, ma kaotasin 3, on ju hoopis, et nagu, et püüa nautida seda, mida sa teed ja siis säilib ka tegelikult motivatsioon, nagu Kristel ka mainis, et kõik üritused ja me ei ole teineteise nagu konkurendid, vaid see on koht, kus luua neid suhteid, see on koht, kus sa kunagi ei tea, mis võib mingist üritusest ka, mis sealt edasi nagu võib areneda, et mingi koostöö või sa kunagi ei tea, nii et pane ennast sinna välja, tule oma mugavustsoonist välja ja niimoodi tuleb ka motivatsioon, kui sa ikkagi ise ennast paned proovile ka ja lõpuks vaatad tagasi, et issa ma saingi sellega hakkama, nagu sa ütlesid, et vahel kuulad oma enda häält ja mõtled, vau, mina ütlesin seda, et tegelikult nagu ära unusta ka tagasi vaadata ja kiita ennast sellest, mida sa oled juba saavutanud. Hästi öeldud. See on hästi öeldud, jah. Ja see on ka väga hea minu meelest, et me ei ole üksteise konkurendid, et mäletan veel seda aega, see oligi võib-olla 2010 sealt, et kui kõik olid ju tegelikult vaenlased, on ju, et ei saanud niimoodi, et ma ei kujutaks ette, et ma oleks siis tahtnud 4 koos istuda, on ju, sama ala inimestega, mis mõttes, on ju. Miks ma pean tulema siia podcastile aitama teha? Et see ei ole ju selles, rääkige ise. Aga tänapäeval ma saan aru, kui palju toredam on see, et sa saadki niukest, need inimesed mõistavad sind, ongi nagu seal hea lobiseda, saad uusi tutvusi, uusi nippe. Täpselt, et kodus ju tegelikult mees, tal on jumala ükskõik, mis see klient sul tegi, et ma ei tea, ripsmed olid, ma ei tea, üle koolitatud, et aga räägid on ju siin, siis on, olid ja, tegid siis seda või. Et niisugused kohe hoopis teised mõtted on. Et selles mõttes küll need üritused on minu meelest nagu ülihea koht, kus luuagi neid kontakte. Et isegi, sa ei ole elu sees näinud, Instas oled näinud, siis ongi hea minna, et kuule, sa näed täna hea välja. Soovitus ongi täitsa tulla siuksele üritusele, näiteks mina käisin, ma olen hästi paljudel rahvusvahelistel konverentsidel meelega üksi käinud. Ma ei ole väga ekstravertne inimene, ma võin rääkida, aga tegelikult ma ei ole. Ja ma mäletan, mu ESSA konverents oli USAs ja ma läksingi üksi ja ma ei teadnud mitte kedagi. Ja muidu mega hirmus oli, aga tänaseks mul on nagu ühed parimad nagu tutvused sealt, et
võta ka selle, kui sa tuled meile üritusele, siis ära pabista tulla üksi. Keegi ei vaata viltu sulle, kõik hoiavad kokku, meie hoiame kokku. Ja võtagi endale eesmärgiks, ma ei tea, uus kolleeg sealt saada või saadagi. Minagi läksin puhtalt, ma suhtusin sellesse kui tööüritusse, see on minu koht, kus network ida, aga see on see et tegelikult sa saad seda kõike sama, kui sa vaatad teisi suuri ärikonverentse, kogu see konverentsi point on tegelikult ka nagu töö, et sa õpid midagi, aga sa lähed ka looma uusi tutvusi, kunagi ei tea, kuhu see võib viia. Nii et tule ka meie üritusele avatud mõtlemisega, et kui sa ise oled juba selline, ma ei tea, need raudselt teised on mingid nõmedad või et siis tegelikult sa paned ennast lukku. Keegi kindlasti ei taha sinuga rääkida. Ja siis kõik näevad seda, tegelikult see peegeldab ja inimesed ei tahagi siis tulla. Aga kui sa ise julged selle sammu, kuidas mina tegin ka UK-s, kui ma käisin või USA-s, ma lihtsalt läksin, ma ütlesingi, tšau, kas sa oled esimest korda, kust sa tuled ja nagu, mis su Insta on? Kõigil on tänaseks Insta ja see on alati, näe, minu Insta on see, minu Insta on too. Ja sa lahkud igalt konverentsilt mingi 50 tundi. Võta seda kasvõi kui niimoodi, aga tegelikult see aitab sul palju rohkem avaneda ja see päriselt loob ka neid tegelikult häid suhteid ka, et see ei ole lihtsalt see, et lihtsalt see on väga easy nagu icebreaker on ju, et mis su Insta on või kas sa teed lami või kas sa teed ripsmeed on ju, aga sa kunagi ei tea, mis sellest võib lõpuks kasvada ja saadki endale uusi tutvusi, et eestlastel natukene on seda hirmu, et ma ei julge sinna üksi minna või kuidas ma lähen nagu rääkima, lihtsalt lähed. Pärast esimest korda on juba palju lihtsam, et ma võin sellega lohutada nagu. Ja kokkuvõttes, kui keegi ütlebki sulle, et kuule, hakka astuma, siis keegi ei tunne sind, keegi ei tea. Mis saab juhtuda, on ju? Mis saab juhtuda? Ära ei sure. Tõenäoliselt saad tegelikult uue tuttava. Et teil oli seal paar mõnusat pausi ka. Lõuna ajal saab ju mõnusalt lobiseda ja õhtul on võib-olla veel õhtut jätkata kellegi uuega. Lõuna alati. See kõlas pahasti. Hotellis. Sõbrannaga. Lõuna alati venibki veits pikemaks, sest siis nagu just selle nagu söögilaua taga tekibki mingi pingelangus ja siis hakkadki võib-olla rohkem lobisema seal. Alguses räägib toidust. Muljetamine selline. Ei alati on nende pausikeste vahel on ka mõnus, et eelmine kord ka juba nägid, et okei, et seal lauas juba suhtlevad ja seal juba nagu siuke sumin hakkas pihta. Et selliste väiksemate gruppide puhul siuke 10, 20, 30 inimest ongi, ta on natukene siuke privaatsem, et need tutvused tulevad nagu nii-öelda intiimsemad, et sa saadki lähemalt tuttavaks ja ongi sul juba väike toetaja, kes kõikidele postitustele teeb like ja et meil ka tüdrukud ikkagi siiamaani kirjutavad, toetavad ja ehk siis tuleb üritusele uksest sisse ja siis näete, siin on minu Instagram. Aga niimoodi me saamegi üksteist toetada, sest tänapäeval ongi see Instas on kogu see töö on ju ja siis kui sul on alati see tugigrupp nii-öelda, kes kohe panevad esimese, ma ei tea, 10 mintsa jooksul like'id on ju, sinu postitused on kogu aeg kommentaaride, like'idega, see ju me saame üksteist niimoodi toetada. Why not? Ja keegi ei kaota nagu sellest ka. Esiteks on tasuta on ju see toetamine ja see ei tähenda, et nüüd sina jääd millestki ilma nagu selle võrra. Aga te ei ole ainult kahekesi seal ettekandeid tegemas ja endast rääkimas, et kus te olete inspiratsiooni saanud, et keda kutsuda ja kes üldse tulevad? Väike tiiser. No eelmisel üritusel me olime kahekesti, aga see oli ka edukas. Ma olen ainult head kuulnud. Jah, see oli väga edukas. Aga palju sa ikka vahid meil? No tegelikult jah, selles mõttes, et tore on ka enda töövõtteid näidata, aga meie eesmärk on teha selline üritus, kus me tahaksime ise ka osaleda ja meil tuli ka palju küsimusi, et kas
et ma eelmine kord käisin, et kas te teete täpselt sama ürituse või ma võin veel teist korda ka tulla. Siis vastus on see, et me proovime teha iga ürituse jälle võimsama, ägedama, uute külalistega ja seekord ka me oleme saanud endale nii ägedad inimesed sinna, et me juba täna rääkisime selle kava ka niimoodi korraks läbi ja see tuleb mega. Ja aga inimesi kutsusimegi, näiteks mina pakkusin välja Tiia, sest mina isiklikult olen teda kuulnud, tema tööd näitamas, ma olen temaga tutvunud ja ma tean, et tegu on väga hea esinejaga, et ei võta nagu päris ka sellist ka, et kes lõpuks võib-olla on esimest korda laval, on ju, et tegu on oma ala professionaalidega, kes tõesti oskavad midagi näidata ja rääkida. Meie esineme ka, mina vahetasin oma teemat seekord, sest jah, jällegi, et ei oleks korduv ja teiseks, sest meie sotsiaalmeedia lühike nagu boonus peatükk eelmine kord sai kõige positiivset, sai väga palju positiivset tagasisidet ka, et ma sain aru, et see on üks nagu selline murekoht, millest ma võiks rääkida veel, eks ole, aga demod ja siis demotöid me tahtsimegi kedagi uut, eks ole, et kes valisimegi selle järgi, kes on aktuaalsed, kes päriselt on midagi ka saavutanud on ju, kelle eest inimesed oleks nõus raha nagu maksmast. Meil tegijaid on väga palju häid, aga et kelle eest ka mina oleksin nõus nii-öelda koolitussumma välja käima. Tegelikult Tiia käis ka koolitusel Tallinnas ja ma kuulsin tüdrukutelt, et tal oli väga edukas koolitus, nagu väga positiivne tagasiside, aga hästi väike grupp, siis ma mõtlesin, okei, et siis on äkki inimestel huvi nagu tulla ka. Ja tõesti tema saigi valitud selle järgi, et Eesti tüdrukud ka nüüd on nii aktiivseks võistlejateks läinud ja tal on väga-väga häid asju ette näidata, et tõesti see on selline esitlus, kust sa õpid, nagu ongi mini-intensiivkoolitus, et see hind ja see, mis sa vastuselt saad, on tegelikult see on tegelikult mega, et Kristel oskab Rutist natuke rohkem rääkida. Jah, et Ruti puhul me oleme väga tänulikud, et ta ütles meile positiivse vastuse, ta oli väga see vastus oli juba nii selline hästi nii meeldiv, et me lausa imestasime, et Ruti tuleb siis näitama demotööd, näitab ühte väga põnevat tehnikat, peale mida siis meie osalejad omandavad uue oskuse, ehk siis neil lisakoolitust enam vaja ei ole. Ja ta juba sponsoreerib selle tootega, mis osalejad saavad siis kohe nii-öelda rakendusse võtta. Ehk siis sa saad tegelikult nagu mitu mini-intensiivkoolitust ja me ei võta nende demotööde eesmärk ei ole ka meil hakata rääkima mingi karvastruktuurist või mingitest kasvufaasidest on ju, et kõik see nagu siuke mitte tühi jutt, aga siuke põhiteadmised jäävad ära ja me keskendume murekohtadele, me oleme kogu aeg seda promonud ka niimoodi on ju, et mis võistlustöödel ka on ju, ma väga palju infot ei jaga, aga nagu ka tihti on inimestel ongi sisenurgad või midagi, et siis demotöö ongi see koht, kus me keskendumegi konkreetselt ainult sellele asjale, et kuidas sa saad kõige paremini need niimoodi läbi töötada, et see tooks sulle siis punkte ka ja need on oma ala spetsialistid, kes sellest räägivad, on ju. Et see, jah, sa ei saa ise modellil seda teha, aga üldiselt selline koolitus eeldabki, et sul mingid teadmised on olemas, et sa kuulad, sul on intensiivne päev, aga sa lähed nende teadmistega koju ja sa saad neid kõiki nagu rakendada. Et sellepärast meil ei ole ka demotöödes ainult esitlused, vaid meil on konkreetselt modelli peal läbitöötamine, mis näitabki nagu, et just kuidas, et üks asi on see, et see koolitaja jahub seal 5 tundi esitlust on ju, aga teine asi on see, et ta istub ja ta näitabki sulle ette. Et see on see lähenemine, mida me vähemalt ripsme maailmas Eestis ei olnud enne näinud ja mida mille me oleks ise tahtnud osaleda, sest alati sa ei viitsi ka seal 2-päevasel koolitusel seal käia täiendkoolitusel on ju, et seal on nii palju ka, mitte tühja juttu, aga seda baasteadmisi, vaid tahadki, mul on murekoht, ma ei tea, ala püsivus on ju, siis keskendukski
keskendubki konkreetselt sellele teemale ainult, et selle tõttu ma tunnen ka, et on mentorluskoolitused hästi populaarseks läinud, vähemalt minult küsitakse palju, aga et see demo workshopi üritus on ka midagi sellist justkui murekohale keskenduvat, no mitte päris mentorlus, aga väga intensiivne, aga väga ka nagu põhjalik, et mingit suvalist toote tutvustust või niisama nagu juttu seal meil ei ole. Ja siis meie viimane uus külaline on Helena. Ja me kõik teame, et Helenat on tegelikult minu meelest väga raske nagu tabada. Nii et meil on ka väga hea meel, et ta oli nõus tulema, sest tõesti teda laivis kõnelemas ongi, see on nii nagu, ta süstib nii palju julgust, et tema kogemus ka, tema karjäär on midagi sellist, mida Eestis on võib-olla vähesed saavutanud ja mida tegelikult, millest on mida õppida ja tema, ma ütleks, üks tugevusi ongi see, et ta oskab seda süstida ja ta oskab nagu push ida. Nii et kõige selle lõpuks, ma ei tea, kui sa sealt mingite... Kui sa minu meelest see on nii palju õppida meil sellel päeval ja nagu nii palju millest motiveeruda ja innustust saada, et nagu mina olen mega elevil, et ma saan ise osaleda ja kuulata. Ja, mina olen ka. Et need inimesed, need kõik teemad nagu lähevad kokku ja ma arvan, et sellest tuleb üks väga põhjalik hea päev ja ainulaadne päev, sest teist täpselt samasugust koolitust meil ei saagi olema, et iga üritus on omamoodi, oma näoga, et siis ootame kõiki. Ja nagu ma aru sain, on ka mingisugused goodiebagid, kõigile meeldib ja. Kingitused. Need on õnnistatud tõesti väga heade sponsoritega, et juba esimesel üritusel saime koostööd teha väga ägedate brändidega, kes ülilahkelt toetasid. Olles ise ka brändi omaniks, ma tean, et igasugune üritus tegelikult on nagu miinuskulu, eks ole. Et juba ainuüksi see, kui isegi antakse sooduskoodi või midagi, see on nagu tohutu tänu. Nii et meil on vedanud. Eelmisel üritusel see goodiebag oli tegelikult kokkuvõttes kallim kui piletihind ise. Nii et me oleme ülitänulikud meie toetajatele. Selle aastal lisandub meil ka paar uut brändi, et neid saab siis jooksvalt me paneme kodulehele üles. Aga vaikselt hakkame varsti välja teavitama, kes on meie selle ürituse sponsorid. Aga eelmine kord tõesti Pomelo, Lami Superbooster, Karisma, Bromaniac, Elena ja sinu bränd. Ja Blackstar Premium ja minu bränd Lash. Et need kingikotid olid ebareaalsed, et me ise ei saanud kusjuures nagu midagi, nagu me ei tee seda üldse, vaid kõik läks lihtsalt, ja kõik, mis üle läks ka loosimisse, eks ole. Aga lihtsalt, et kui ma mõtlen, et kui mina oleks olnud osaleja, siis ma oleksin väga õnnelik sellise koolituspäeva üle ja selle kingikoti üle ja sellepärast ikkagi, minule meeldib alati kingitusi saada, et siis kui kuskil käid ja need sponsori kingikotid on nii helded, siis sul jääb ikkagi see positiivne emotsioon sellest, et väga loodame, et siis seekord tulevad sama kui mitte rohkem rikkalikumad. Just see, et võimalus proovida uusi tooteid ilma, et sa peaksid ise mingit meeletu summa välja käima, sest me teame kõik on, et sa üks hetk harjad ära mingite kindlate toodetega. Ei julgegi proovida uusesse. Et siis nendes kingikottides on alati midagi sellist, et ära ka ei viska, ma siis proovin. Ja tuligi välja, et eelmine kord ka uued tulijad, nii-öelda need tooted said väga kiiresti populaarseks, et meil on hea meel, et me saime natukene valgust anda uutele brändidele ja neid aidata natukene niimoodi käima lükata. No minu see Girl Math ütleb, et kui ma saan kingituse, saan lõunasöögi, kolmekäigulise õhtusöögi, et see koolitus on nagu tasuta, et see oleks nagu ilma ju. Et kuidas te välja tulete omadega, ma tahaks teada.
maksate no meie peale. esimene üritus oli napilt nullikas, et meie ise me ei olegi teinud seda sellel eesmärgil, et nüüd kuule, teenime mingit muud moodi raha, vaid nagu Kristel hästi ütles, et me tahtsime tuua midagi sellist, kus me ise tahaks nagu osaleda, aga seekord on see piletihind natukene kallim kui esimene päev, aga esimene kord tähendab, aga osalejaid on rohkem, sponsorid on natuke teistsugused ka ja tõesti söök, et selle võrra ongi kulukam, et oleks söök ja et õhtul oleks võimalus siis kõik koos veel nagu punkt panna kogu õhtule. Aga meie eesmärk on olnud algusest peale, et mitte päris miinusesse jääda, aga ütleme kõik, mis me saame, et me anname tagasi, nagu me ei ürita kellegi pealt teenida. Me ei ürita mingit kasu seal hullult lõigata, et õhtu lõpuks me saaks sinuga mingi reisi paika panna, et reis kuluks ära, siis me olime suht läbi pärast esimest. Ettevõtmine, aga meie eesmärk on ikkagi kõik ikkagi üritusse tagasi panna, sest et iga detail maksab. Ja me tahame ikkagi tõesti detailidele rõhku panna, et tüdrukud tunneksid ennast mugavalt, et oleksid baasvajadused kaetud, et oleks tähelepanu kogu aeg ilusti koolituse peal, et oleksid kõhud täis, puhkepausid, mõnusad kingitused, head materjalid, hoolitsus ka esinejate eest, et see on ju ka meie vastutada, et see ei tule niisama esinema ja me ikka peame selle eest ka, eks ole, veenduma, et ka neil on kõhud täis ja ka neil on kõik vajadused kaetud, et tõesti iga kleeps, iga vihik, iga pastakas, iga tops kuni siis teiste asjadeni välja, kõik maksab, on ju koht. Ja head võtsid koha, et teil on nüüd seekord ju hoopis teine koht, et kus toimub? Imelisel Laulasmaal, et kuidas me jõudsime selle otsuseni, ma isegi ei mäleta, aga minu meelest nii äge, sest et mais on juba päiksepaistelised ilmad, seal on hästi ilus männimets ja meri ja siuke luksuslik vibe, et siis seekord kohtume kõik seal. Me jõudsime vist tegelikult esialgu ka esimese workshopi ajal me küsisime pakkumisi kõikidelt, ma arvan, et kirjutasime 16 hotelli, ma olin juba uurinud eelnevalt, et me tahtsime, et võib-olla kõlab nagu tobedalt, aga et kõik see visuaal läheks ka nagu meiega kokku. Meie esimene üritus oli Protos ja seal olid väga head tingimused, aga me tahame natuke midagi tõesti rahulikumat ja midagi suuremat, et nemad ei võimalda isegi nii suuri ruume ja tõesti võib-olla tundub, et see Laulasmaa on nagu kaugemal, aga mais on seal ülikaunis ja lõpuks me teeme ka kõikide osalejatega chati, kus me saame siis arutada, et keegi ei peaks võib-olla bussiga hakkama tulema, vaid tegelikult kõigil on autod enamustel, meie liigume eraldi autodega, et panemegi tüdrukud autod tüdrukuid täis ja me saame, et osad on tõesti pöördunud, et ma ei tea, kuidas sinna Laulasmaa, sellest sinna liigub ka ühistransport on ju buss, et ta ei ole nii kaugel, aga et ei pea nagu pabistama, aga tegelikult ta on väga ligipääsetav, ta ei ole üldse nii kaugel ja me saame ka aidata sellega, et me saame inimesed kokku viia, et ma arvan, et mõned päevad kuni nädalake enne üritust me teeme ühise chati ja me saame seal paika panna, kes kuidas kohale tuleb ja õhtu lõpuks me sõidame ise ka autodega Tallinnasse, me saame tüdrukud keegi Tallinna piirile ei jää ikkagi selles suhtes, et ei saa kohale ja selles osas me ka aitame ja tõesti, kes ei ole Laulasmaal käinud, mina üldsegi kes ei tea, siis tegelikult see on ju emadepäeva nädalavahetus üldsegi, et mina soovitakski kohe ka endale väikse puhkuse sinna võtta, sest see on lihtsalt nii mõnus koht, et ta on nii puhas, seal on ülihea hommikusöök, kes tahab ööseks jääda, et ja väike spa ja väike saun õhtuks, et miks mitte, et tegemist on lihtsalt nii looduskauni kohaga ja sul tõesti nagu puhkab meel ja vaim ja sa oled palju vastuvõtlikum sellele infole ka, et kui kõik on nagu mõnus ja ilus, et oleme väga rahul selle valikuga. Aga kuidas sellega on, et kui ma nüüd seda lashlifti ei tee, kas ma pean siis terve päeva istuma? Ei pea. Kuidas sellega nüüd siis on? Jagunevad, et terve päev on muidugi kõige soodsam. Sa tõesti säästad 120 eurot sellega, kui sa ostad terve päeva pileti. Aga meil on jaotatud niimoodi, et
kes ostab ainult Lashlifti, sest neil algab päev natuke varem, 9 ja lõpeb siis sotsiaalmeedia teemaga, et lõuna on hinna sees ja siis pärast sotsiaalmeediat hakkavad juba ripsme teemad, nemad saavad ilusti siis koju minna, mis iganes. Ja teine pilet on see, et ostad ainult ripsme pikenduste teemad ja sina saad, ja nemad saavad ka tüdrukud meiega ühineda tegelikult juba lõunast, et me kõik kohtume siis nagu vahepeal. Ei pea muidugi tulema, kui ei soovi, aga lõuna kuulub hinna sisse. Ja siis on nende jaoks esimene teema sotsiaalmeedia ja siis jätkame ripsme teemadega. Me just tahtsimegi, et see sotsiaalmeedia oleks nii Lashlifti tüdrukutele kui ka ripsme pikenduste tüdrukutele. Et lisaboonus ongi see, et kui sa ostad terve päeva pileti, siis sa oled oodatud meiega õhtusöögile ka meie ja esinejatega, kes saavad jääda. Et kui sa ostad ainult pool päeva, et siis seda nagu või, et see ongi nagu väike boonus, eks ole. Et see restoran, mis seal kohapeal on, Mika on mega ta on pärjatud ülihea, et igaüks leiab sealt endale kindlasti midagi. Ja siis saame veel siuke 1,5 tunnikest, 2 tunnikest lihtsalt mitte ainult ilmtingimata ripsmöötu lihtsalt rääkida ja tutvuda veel. No ma olen juba täiesti müüdud. Andke see pilet siia. Aga äkki võtaks selle teema nüüd kokku viimase küsimusega, mis tuli ka meie kuulajatelt. Et mis on teie isiklik ootus Master Lash Vol 2 üritusele, et miks peaks iga ripsmetehnik või lamimeister sel korral kohal olema? Et see võib-olla võivad mõlemad öelda mõned märksõnad, mida tahaks võib-olla selle kohta öelda. Mida kaasa võtta jah sealt. Reklaam. No ma ütlen ausalt, kui tihti tuuakse sulle koju kätte tegelikult juba vaikselt ka välismaa tegijaid, selliseid tipptegijaid, kui tihti sa saad ühel päeval kuulata nii Helenat kui Rutit, kui mind ja Kristelit, no meid võib-olla saab rohkem kuulata sotsiaalmeedias, aga nagu ma mõtlen just, et kui tihti sul on tegelikult selline võimalus, et sa ei pea nende igaühe juurde eraldi minema, vaid sa saad nende kõigiga esiteks tutvuda, näha ja kuulata ja üldse aru saada, kas sa tahaks nende juurde koolitusele minna või et kas sulle meeldib nende lähenemine. Noh, et minu meelest see on suurim pluss, et sul on nii kontsentreeritud ja nii ägedad inimesed kõik koos ühel päeval, ilma et sa peaksid eraldi sõitma, eraldi planeerima või eraldi suuri summasid nagu välja käima selleks. Jah. Ma ütleks copy-paste. et kui sa saad igalt ühelt natukene midagi, et ma arvan, et ja tõesti sa võid mõelda, et mis seal üritusel ikka on ju, big deal, aga tegelikult ausalt, iga kord, kui ma käin kuskil, need on ühed mu suurimad karjääritõuked olnud. Et esimene konverents innustaski mind nii palju kuidagi, et sul tõesti tekib see motivatsioon, isegi kui sa ei julge võib-olla oma esimesel konverentsil seal sõna võtta või küsida isegi nii palju, sa ikkagi lahkud mingisuguse täiesti uue hingamisega. Ja Eestis on neid vähe, nüüd aina rohkem, mis on üli tore, et võistlusi on rohkem, üritusi on rohkem, ma tean, et planeeritakse uusi, see on nagu üli vahva, aga minu soovitus ongi, et juba see, et sa ei pea kuskile välismaale sõitma selleks, vaid sul on see võimalus kodus ja et sinu eest kantakse hoolt ja sa saad õhtul veel koju minna, sa ei pea maksma hotelli eest, muidugi oled väga oodatud, et Laulasmaale jääma ka, aga et sa ei pea maksma lennupiletite eest ja selle, tegelikult see on mega ja anna endale see võimalus, proovi ükskord, ei meeldi, no siis ei meeldi. Meeldib küll, meeldib. Et eelmine kord olid juba tegelikult tüdrukud, kes Lashlifti üldse ei tee, nad kuulasid ka Lashlifti osa ja kui palju tuli siis seda, et oi, et ma tahaksin hakata nüüd tegelema, et nii palju seda motivatsiooni, tundub nii kerge, nii nagu, et seda motivatsiooni ja kõike sealt tuli nii palju, et see väärtus, mis tüdrukud kaasa said, oli tegelikult suur, et seda oli näha. Okay. Ja see kindlasti tõstab seda motivatsiooni ja töötahet jälle. No midagi ikka sai alati on midagi õppida. Kui sul on 5 inimest seal, siis sa ikka midagi uud. Kas või teistsugune lähenemine, suhtumine, mis iganes on ju. Et midagi sa ikka sealt saad. Ja kui ei saa, siis sa saad uued tutvused endale. Saad ikka. Kindlasti ei ole võimalik mitte midagi. Ärme unusta, et tegelikult tehnikutel hakkab kõige kiirem periood ka. Nii et kui sa saad midagi teha, et oma töö kvaliteeti parandada, miks mitte tõsta kas või hinda pärast seda üritust, et sa oled
oled saanud uusi teadmisi, sa oled täiendanud, sa oled juba teinud midagi rohkem, kui võib-olla su mõni teine tehnik on ju, kes on oma mugavustsoonis, et kui sa tõesti oled panustanud enda õppimisse, su klient näeb seda, sa kajastad veel seda, siis sul avanevadki esiteks uued tehnikad, sa oskad, su töö kvaliteet paraneb ja sa saad selle võrra ka suuremat hinda küsida ja parim aeg hinnatõusuks tegelikult on veel, olgem ausad, juuni on ju, mai lõpp, et kus see tipphooaeg algab, et kus see tipphooaeg tõesti algab, lõpetajad, jaanipäevad on ju, me kõik teame, et see on nagu parim aeg, magusaim aeg, kus klientuuri kasvatada, et kui sul on puudu sellest enesekindlusest või sa ei tea, kuidas sellele läheneda, siis minu meelest see on nagu esimene samm, mida sa võiksid teha, et anna enda poolt see väike panus, võta endal see päev vabaks, jah, see on reede, tööpäev, aga käi välja see piletihind ja ausalt, sa saad nii palju, okei, kui ükski teema ei kõnata, kui siuke asi on võimalik, sa saad tasuta süüa, sa saad olla looduses, sa saad tasuta kohviteed, kingikotid, et aga tegelikult ikkagi olgem ausad, see põhiväärtus on need teadmised, et söök ja kõik asi on vahva, aga tõesti need teadmised ja need nipid ja just see, et sa saad näha seda tööd pealt, kuidas keegi teine teeb, vot see on asendamatu. Mina juba tahaks näha. Seda sa ei saa ka kuskilt niisama online koolituselt, vaid sa saad ka koha peal küsida või tulla lähemale vaatama ja ise tutvuda ka nagu. Näppida asju seal ja küsida, aga miks sa nii praegu tegid ja sulle selgitatakse kõik ära. Jah. Ja kliendid kindlasti tahavad näha, et tehnik käib üritustel, sest ükskõik mis üritus on, alati, minu kliendid tulevad alati, sa käisid, jah? Mis tegid seal? Ja tänaseks, ei saa isegi öelda, et Eestis ei tehta midagi, ei tehakse nagu, et see ei ole ka enam vabandus. Et kliendid panevad väga hästi tähele, et kus sa käid, kas sa ennast arendad ja kõike sellist. Ja nad tegelikult tunnevad väga palju uhkust ka, et minu tehnik käis küll mingi seal või seal, et nii on, et minu tehnik osaleb meistrikatel või mis iganes nagu, ütleme, kui mina oleks täna klient ja ma peaks valima endale uut tehnikut, ma ei tee seda, aga kui ma peaks valima, see on esimene asi, mida ma vaatan, ma ei taha näha, et sa oled 5 aastat kogemust, aga sa ei ole mitte kuskil käinud või kuidagi, et ainus koolitus ongi see 5 aasta tagune koolitus, vaid tegelikult ma tahan näha, et okei, ta on oma valdkonnas ikkagi tegutseb, ta on aktiivne tehnik, mitte ainult, et mul on klientuur täis, ma ei pea enam mitte midagi tegema, vaid ikkagi see, et ta tahab ka nagu täiendada ennast. Just. Aga võib-olla jagate lõpetuseks siis mõnda kodulehekülge, kus selle ürituse kohta rohkem lugeda saab, sellepärast et võib-olla siin praegu kuulates ei pruugi kõik asjad meelde jääda, et kindlasti on väga palju neid, kes tahavadki minna ja lugeda nüüd rahulikult ja vajutada siis osta pilet ning võite jagada ka enda isiklikke või tööalaseid siis Instagrami kontosi, kuidas teid sealt üles leida, jälgida, kui küsimusi on, siis teile kirjutada. Ma tahaksin ka küsida sooduskoodi. Meie põhitegevus toimub Instagramis masterlash.est ja podcasti kuulajatele me panime välja sooduskoodi. Sooduskood on iluvarjus ja kehtib kuni reedeni. See on siis meil täna on laupäev, siis kui see osa välja tuleb 19 kuni siis reedeni ja annab siis 10% soodukat kogu pileti hinnast. Ja see on üsna suur, peaaegu 40 € saate soodsamalt täis pileti hinnast, et see on päris asjalik summa. Jah, meie piletiteni jõuab kas läbi minu Insta, anna.lepik, Kristeli Insta, Kristeli Ripsmed, läbi masterlash.est või kõige otsende ongi alash või alash.eu. Et absoluutselt kõikide nende kanalite kaudu jõuab nii piletiteni, ürituse infoni ja meieni siis. Me oleme emb-kumb oma sotsiaalmeedia taga ka, et ise ajame seda asja, et kui on küsimus või pöördute, siis
lihtsalt teate, et pöördute tegelikult otse meie poole, et ei ole seal mingit assistenti või mingit kolmandat isikut taga. Et need olemegi mina ja need oleme sina, Kristel, et koos teeme ja Masterlashis samamoodi, et siis meie ise arvame seda, et ta on küll uus Instagram, aga vahet ei ole, kust kaudu te pöördute, vastused te saate. Ei saa garanteerida, et alati kohe sekundi pealt, sest kõige selle muu taustal on ju ka meil õpilased, koolitused ja tööd, eraelu ka. Mis asi see on? Et aga esimesel võimalusel alati see vastus sinna tuleb. Jah, aga üldine info on meil kodulehel olemas, et seal peaks olema enam-vähem kõik kirjas, et mis kell, kus kohas. Muidugi see, kuidas sinna kohale saab, juba keegi küsis, et tahab tulla ühistranspordiga, et siis me saame sellega tegelikult. Ja me tegelikult konstantselt täiendame. Kogu aeg tuleb juurde, et siis varsti tulevad ka kõik sponsorid ja kogu muu info. No ka ei muud kui jälgima lehte. Ja mul on väga hea meel, et te tulite. Ja, minul ka. Nii palju uut huvitavat, muidu igapäevast ju ei tea nii hästi, millega te tegelete. Ja kohtume siis 9. mail juba Laulasmaal. Aitäh. Ja meid ootab siis järgmisel korral Karmen Palmiste, kus me räägime juba siis võistlustest. Nii et jääme kuuldele. Ja kindlasti, kui teil ja ka teil on jagada mingeid ägedaid lugusid enda klientidest, kogemustest, millest iganes on mingeid muresi, rõõme, mida iganes jagada, siis ootame kõikide kirju iluvarjus@gmail.com. Kindlasti võite jagada ka, et väga äge on selliseid lugusid lugeda ja meeldiv, et inimesed usaldavad neid lugusid jagama. Et seda on alati väga-väga lahe on lugeda. Et eriti ägedad on need ämbrid või sellised iseloomuga lood. Aga järgmise korrani ja tšau-tšau! Tšau!